tere uut hommikut ja ma olen siin maski tegemas. Täna on järgmine päev juba tegelikult. Nagu näete, siis mu päevad põhimõtteliselt voolavad ühest otsast teise. Nagu see siin voolab samamoodi mul tõse peal alla. Teen siin väikse maski ja täna korrastame külaliste tuba, kuna me viimaks saime meie külaliste voodi müüdud eile. Väga spontaanselt, aga meil õnnestus see. Ehk siis väga tolmune põrand, mis vajab puhastamist. Ja siis on minu riidekapi puhastamine. Tegin just kiire omleti endale. Ja olen just sorteerimas siin riideid, nagu näete. Ja need on kõik tantsuriided ehk siis crop topid. Ja kuna bachata on hästi selline tants, mis soosib nii-öelda crop toppe, siis mul on neid päris palju. Aga ma olen sorteerinud mingid juba välja siin. Vaatan ühe korra veel selle portsu üle, et kas nad tõesti ma kasutan neid kõiki riideid siin. Täna õhtul on tantsutrenn, viimane tantsutrenn minu tantsutugrupiga ja ma võtan need nii-öelda riided kaasa, mis ma, siin on juba kott valmis, mis ma tunnen, et ma pole kas kandnud või ma lihtsalt ei tunne, et see on minu stiil nii-öelda. Et ma proovin olla natukene aus ka endaga, et vahel on niimoodi, et ma igaks juhuks hoian nagu seda, aga tegelikult reaalsuses ma ei kanna neid riideid. Mõned on sildiga, mõndasid ma pole absoluutselt ühte korda ka kandnud. Ja ma tean, et ma seda selga kunagi ei pane. Nii, et tuleb aus olla ja viia need riided kuhugi kellegi teisele ringile nii-öelda. Vahel ma tunnen, et ma pole just kõige parem vlogija, kuna ma lihtsalt unustan vlogida õigetel hetkedel. Things happen, you know. Ma unustasin filmida terve selle nii-öelda askelduse, mida me tegime siin külaliste toas, mis on siis nii-öelda beebituba. Ja see pole absoluutselt valmis kui mitte kuidagi, aga me oleme teinud algust vähemalt selle kõigega. Oleme nii kaugel vähemalt, et meie külaliste diivan, mis jõudis meil nädal aega tagasi meieni, on kokku pandud. Me saime selle siia külaliste tuppa. Me saime beebivoodi siia külaliste tuppa, mis ei ole külaliste tuba enam. Ma ei tea, miks I keep saying külaliste tuba, kuigi see pole enam külaliste tuba. Ja siis mähkimislaud, mis on samuti siin olemas täielikult. Et eelnevalt me panime kõik need voodi, kõik asjad olid suures toas, kuna meil lihtsalt ei olnud ei ruumi ega aega neid kokku panna, aga viimaks saime selle pandud. Ühesõnaga, ma istungi siin diivanil, mis on tegelikult lahti käiv voodi. Me ostime sellise hästi ilusa. See on nii-öelda meie ametlikult teine ühine mööbli ost, mis ei ole second handist. Ja vaadates tulevikku, diivan võib meiega kaasa tulla tulevikus ka kuhu iganes me panime kolida nii-öelda. Siis panime selle siia kokku ja avastasime, et see tuba on natukene väiksem kui, või vähemalt mina avastasin, et väiksem kui ma kujutasin ette, et isegi kui see on diivan, ehk siis see ei ole nagu täispikkuses voodid praegult, siis tegelikult võtab päris palju ruumi siin toas, aga ajab asja ära. Me endiselt saame panna beebivoodi siia, me saame kummuti panna siia ja on niisugune hubane kohakene, aga ma näitan teile natuke rohkem seda. Me saime siia siis selle diivani pandud. Selline hästi mõnus, see käib niimoodi lahti siin. Seal on hoiukoht niimoodi all, et see on reaalselt nagu seinast seina praegult välja mõõdetud. Siis panime siia lapse kummuti ja ma olen juba kõik asjad siin valmis pannud. Me ostsime sellised monitorid,
ja me ostsime need monitorid just selle sihiga ka, et kuna me päris tihti käime tegelikult kohvikutes ja niimoodi, siis Taanis on hästi tavapärane, et sa jätad beebi vankriga siis ukse taha. Ma ei tea, kas Eestis seda tehakse nii palju, aga Taanis nagu reaalselt kõik jätavad beebid nagu ukse taha, kui nad magavad, et siis jätame ühe siis selle nii-öelda monitori jätame sinna kurvi sisse või käru sisse ja teise saame meiega kaasa võtta. Ja see monitor spetsiaalselt siis näitab ka temperatuuri kärus, muidugi häälitsusi ja mis iganes on sul vaja teada, et sellepärast me otsustasime võtame selle monitori. Mingi hetk me ostame võib-olla kaameraga monitori samamoodi, aga who knows ja pole nii kaugele jõudnud veel. Kuna Hendrik on suuresti selle vastu, et mähkmed kuskil lõhnavad ja haisevad nii-öelda, siis me oleme ostnud sellise prügikasti. Ma ei tea, kui palju me seda kasutame tegelikult, aga selline prügikast, mis siis nii-öelda peaks võimalikult palju mähkme beebi välja heita nii-öelda lõhnu varjama. Siis meil on siin mustapesu korvikene niisugune. Ja siis meil on voodi, mis te nagu näete, siis siin ei ole tegelikult mitte midagi tehtud, siin on lihtsalt hetkel asjad sees, ma olen sinna lihtsalt asjad sisse visanud, see on minu järgmise nädala plaan, kui Hendrik läheb tööle tagasi, et ma koristan selle siin ära ja me pole isegi madratsit praegu veel tellinud, see voodi ise on teise ringi voodi, ehk siis tuli ilma madratsita, mis on jumala fine ja me saame beebile tema enda madratsi nii-öelda osta, aga me muretseme selle järgmine kuu ehk siis 2 nädala pärast, sest beebi algselt nagunii magab meiega. Aga ma näitan teile seda tuba, kuidas see siis välja näeb. Ühesõnaga, sa näedki praegu, et siin on see voodi, siin on kummuti ja siin on see diivan ja meil on väike niisugune vaibukene siin. Ehk siis tegelikult tulevikus on plaan värvida see sein siin ära ja panna riiulid siia, teha hästi nagu lapselikuks tegelikult seda tuba. Aga hetkel that's how we're going to end up. Me peame laelambi siia panema, sellepärast et see lamp siin loomulikult me ei saa praegu ust isegi kinni panna, et see ei toimi siin ja nagu näete, siis seal on teine voodi, mis läheb siis meie voodi kõrvale. Me vaatasimegi tegelikult see tuba on ideaalne, et kui me ööbiksime siin, et meil on siin tegelikult diivan olemas või voodi olemas, meil on kummut olemas, meil on vahetuslaud olemas, meil on beebivoodi olemas, et tegelikult kõik see kompaktne nii-öelda olemasolu on olemas siin, et öös laskeldada ja siin ööbida, aga me soovi enda tuba vahetada, nii et see jääb beebi toaks, kui ta juba natukene vanem on, võib-olla lõunauneb, kuinakut teeb siin mingi hetk varsti ja üleüldse nagu, et see jääb siis temale selleks perioodiks, et me jätame enda toa nii nagu ta on, ehk siis ei muuda seda, ainult paneme voodi sinna ja meil on niisugune diaper caddy ehk diaper kotikene, mis on just voodi kõrvale, mis on meil abikäeks ööseti. Are we doing hummus? Yes. Yes.